Praegu teeme soojendust, lähme vaatame ringi. Ma arvan, konkurendid teevad ka soojendust ja valmistuvad, ehk siis tuleb raske võistlus. Konkurents on ikka tugev ja kunagi ei tea, kes võidab. Täna on tulemas kindlasti raske võistlus, et Oskar on kohal, et temaga läheb kindlasti madistamiseks, et usun, et tuleb kõva võistlus. Üritan võimalikult väikse vahe ujumisest saada, et ei taha teda väga hästi ära lasta, et kuna jookseb minu trumpala, siis tahaksin kindlasti jooksust talle järgi saada ja võimalusel ka mööduda temast. Kus kohta rattas on? Rattas Aga on oluline numbri järgi. Okei. Selleks numbrid ongi. Kuna Kristoffer ei ole triatloni jaoks trenni teinud eriti spetsiaalselt ja tegemist on ratturiga, siis on huvitav teada, kuidas ujumine ja jooks lähevad. Ratta osas ei ole nagu probleeme, aga teiste aladega on küsimärk, et kuidas need välja tulevad. Nii et lähete vahetusalast välja, lükkate ratta käekäroile stoppione, hüppate ratta selga ja alustate sõitu. Ratast on üks kord 5 kilomeetrit ühele poole ja 5 kilomeetrit tagasi. Esimese võistleja ees sõidab mootorratas. Hästi. Ja läks, nüüd saab. Läheb. Ja nüüd läks see. Hopp, väga tubli!
tänase rahvusväldi teine kohta Maria Koletšuka. Ja nüüd on terviseks Kristof Kooduma. Maria Koletšuki ja õiglasem teada Eesti riigis rahvusdistanti noorte Tänane võistlus oli minu jaoks kindlasti positiivne, et suutsin iseennast ka üllatada, et eile mõtlesin, et teine koht on minu jaoks miinimum, aga suutsin ka võistluse võita, et see oli minu jaoks tõsine üllatus, et kohe alguses ujumises nägin, et olen liider ja üritasin peas mõelda, et kui ma nüüd esimesena välja tuleb, siis on mul päris head šanss ja suutsin ka esimesena välja tulla ja ratta peal kohe alguses saime Oskariga läbi rääkida, et teeme vahetustega ja niimoodi meil see sõit väga hästi sujus. Ja kuna jooks on minu trump, siis teadsin, et kui ma Oskarile väga palju kaotu peale ratast, et siis mul on võimalused ja kohe siin järve kõrvalt läksin tema mööda ja siis juba motivatsioon tõusis üles ja teadsin, et suudan täna võita. Ujumine läks väga hästi, vesi oli soe, mõnus, siis konkurent läks minust ikka mööda, aga juba veest välja tulles püüdsin teda kinni. Ratas oli suur tõus, see oli suht raske, aga pidin kogu aeg üksinda sõitma. Proovisin poisid kinni püüda, aga ei tulnud natukene välja. Jooksus oli ka väga suur tõus, kus pidi kõvasti pingutama. Jooksin ka üksi, aga nägin, et konkurent on päris kaugel ja siis jooksin juba lõpus rahulikult ja olen väga õnnelik, et ikka sain enda võidu. Kindlasti on võidu mõtted, aga konkurendid on ka täna väga tugevad kohal, nii et ma arvan, et top 3 oleks ka täitsa rahuldav. Ujumises prooviks eest ära saada ja rattas nii palju kui võimalik, siis neid taga kinni hoida ja kui peaks mööda minema, siis jooksu peal siis tuleb kõik välja panna ja vaadata, mis tuleb. Kindlalt plaani tänaseks ei ole, et siuke treeningivõistlused esimene eraldi stardiga triatloni see aasta, et spetsiaalselt valmistunud ei ole, aga ma loodan, et tuleb hästi välja, et Paides oli näha, et vorm on päris hea, eks näis, kuidas sõita jaksab. Eks vaatleb hooaja esimene start, et siin raske midagi on alatada, et trenni pole teinud päris nii hästi, kui oleks tahtnud, aga vaatame, kui hooaeg edasi, kuidas sujub. Lihtsalt, et oleks üks tore võistlus, et ei ole mingeid suuri ja suuremaid plaane, et teeks nii, nagu endal välja tuleb ja keskenduks oma sooritusele. Et see on põhiline. See aasta lõpptulemus on täiesti uus, sellepärast et kuna võistlusklasse on muudetud, siis isegi ei tea, kes mul täpselt konkurendid on, nii et eks ole finišis näha. Et kõik on uus ja põnev. Ma arvan, et naiskonkurente on see aasta päris palju ja kõik on teinud korralikult talvel trenni ja saab olema tihe andmine.
ja esimene läheb rattalast väikja number 6. ja nii edasi. Jäljed läheb suunatud. Finišisse tänase Viljandi triatloni võitja number 23 Mart Suudi! Tänase põhidistantsi ja teise kohamalik Harri Sakk! Triatleet spordiklubi! Vanemad, palun tulge infotelgi juurde. Manikaasi vanemad, palun tulge infotelgi juurde. Ja põhidistantsi lõpetas ka ja tulevad siia ka naiste võistja. Õnnelikult on kohal Ekvert ja on jõudnud meil õnnelikult finišisse. Tooni Merilo ja nüüd ennast siis ka number 146 Jürgen Ligi. Siivar jõudis finišisse ja 121 Alma Sarapuu. Et ujumises kohe pantoonilt vette hüppega, ega seal väga aru ei saanud, et alguses kõik panid päris hea tempoga, et ma isegi ei saanudki aru, kellega koos või kus ma ujusin. Aga rattale sain, siis tunne oli täna üllatavalt hea, et ma arvan, et ma nii hästi täna suudan sõita. Et päris hästi liikusin ja konkurendid tulid päris kiiresti selge ees vastu. Kokkuvõttes olen ikka väga rahul. Mardi vastu tänase trassiga ikka ei saa mingi valemiga. Ujumises tegin nii-öelda oma ära. Ujusin noorteklassi poistega koos, et see on hea punt, kelle taga me ikka alati üritan ujuda. Ratta peal siis üritasin täna natuke rohkem suruda kui tavaliselt, et vaadata, kuidas vastu pean ja tundub päris hästi, et ei lasknud eespool olevaid konkurente liiga kaugele.
Kuigi rattapeal tuul oli täna niisugune väga keerutav ja tegi olukorra väga raskeks. Ja jooksu peale minnes, siis kui ma kuulsin, et vahe pole väga suur, siis ma üritasin selle kohe kinni võtta ja eest ära minna, et õnneks õnnestus. Ei olnud üldse kindel oma võidus, sest et minu jaoks oli kõige suuremaks takistuseks ilm. Tuul oli väga kõva, mis mängib rattas olulist rolli ning ma kartsin kõige rohkem tegelikkusest vanameistrit Almat. Rattas oli eesmärk ees olev Paula-Britt kinni püüda ning nii ma püüdsingi ja hoidsin silmadega vahet. Ja jooksma minnes ma olin juba suhteliselt kindel oma jooksuvormis, et ma peaks kiiremini jooksma. Ujumine oli üllatusliku stardiga. Ma arvasin, et mehed ja naised lähevad koos, aga tegelikult olid naised 5 minutit hiljem ja oli täitsa selline ruumikas ujumine. Et tavaliselt on niimoodi, et hüppad muidu meestele jalgadesse ja võib-olla prillid kaovad ka selle alguses ära, aga täna oli täitsa rahulik. Aga rattal oli ka üllatuslikult hästi, et naistest keegi must mööda ei sõitnud, sõitsin ise mööda, et pigem ootasingi, millal tagant mõni naine tuleb. Aga rattas läks ka hästi. Kokkuvõttes olen väga rahul, et selle aasta treeningud on vilja kandnud ja järjepidevus. Ma praegu väga võita ei taha, sest ma tulen esimest korda, aga mingi koha tahaks ikka saada. Et saada esimene kogemus kõige järjestisema spordi vastu. Viimane sekund tuli meelde, et kiip on puudu. Nüüd oleks täitsa läinud, nagu pühapäeva supleja oleks suplema. Kui E-vanusekaitsil on aega 0,5 minutit, nad liiguvad veepiirile ja ootavad oma starti. Väga tubli oled! Number 1, Saadu Raavik, ujumise sporditulija. Neljanda meestusega liidina on ta rattasmaa esimesed liider.
kes oli kogu aeg liider Andres peale. Sander Aavik, ujumise spordiklubi. Ja teine koht, Rasmus Paisen, Tartu ujumisklubi. Mari-Mai Ruus. Võtan tiibid ära. Ivan Polotšuk, tabas triatloni klubi jõud. Maria Liivanta, väsinuta, lõpet jõudi joone. Rattarehv pidas? See oli esimene triatlon.